Tere tulemast podcasti Ettevõtlik mina. Tänases saates on külaliseks Erik Potter, kes on krüptokuningas. Me räägime raha olemusest, kuhu on jõudnud pangandussüsteem, mis tegelikult telgitagustes toimub ja kuhu me oleme liikumas ühiskonnana. Et saade on väga sisukas ja sisutihe, soovitan lõpuni kuulata, kui soovid mõista raha olemust paremini. Ja tänast saadet toetab Ettevõtlik mina mentorgrupp, kus sina kui väikeettevõtja saad oma suhtlemisoskuseid parandada, oma ettevõtet paremini struktureerida, et sinu info leviks soovitud sihtgrupini. Ja kui soovid, saad liituda ka meie Telegrami grupiga, mis on täiesti tasuta. Saadame sinna infot uute podcastide kohta ja külaliste poolt loodud sisu ning muid äratundmisi ja häid mõtteid, mida me vahepeal näeme, kogeme ja kogume iganädalaselt. Tere tulemast podcasti. Meil täna on külas Erik Potter, kes on Eesti krüptokuningas ja me räägime raha olemusest. Tuleb väga põnev ja huvitav saade, et kindlasti kuula ja vaata lõpuni, saad teada enda kohta või enda jaoks väga olulisi teadmisi, vastuseid rahast, krüptost ja Web3-st. Ja sa ei tea, mis asi Web3 on arvatavasti, et selle me ka teeme sinu jaoks tükkideks. Et tere tulemast, Erik. Tere, rõõm on siin olla. Mis sa enda kohta oskaksid öelda? Et kes sa oled? See on selline hea tüüpiline küsimus, millest on hea alustada ja samas viimased 2,5 aastat on üha raskem kokku võtta seda, et kes ma olen. Et võib-olla nagu alustaks, et traditsiooniliselt minu taust on tarkvara arendus ja süsteemidisain. Ja ka akadeemiliselt ma olen nagu seda tulnud, et bakalaureusekraad, magistrikraad ja siis on mul karjäär olnud. Aga 2,5 aastat tagasi sai see karjäär läbi enda algatusel ja samal ajal ka näiteks kolisin linnast ära, et see oli selline suur elumuutus ja nüüd tegelen erinevate projektidega vabadel alustel ja üks on siis ka näiteks Bitcoin, mis on minu üks kirgedest, aga selle on ainukene, et kas või näiteks see põhjus, miks linnast ära kolida, oli see, et ei ole mitte ainult siin nagu sellises linna mõtlemisenergias, kus on raske maandada ennast ja kus on raske tegelikult süviti minna, kui sa ei maanda ennast. Et nüüd ongi mul suur aed ja laps ja loomad ja pere, et on erinevaid selliseid kireprojekte on. Aga Bitcoin on üks endast küll, jah. Aga kuidas sa siis nagu puutub sinna, et me teeme siin saadet rahast ja krüptorahast ja sa elad kuskil keset kanasid ja aias ja et kuidas siis raha sinna seondub, et selline tavaline, näiteks ütleme tavaline kapitalist ehk siis nii-öelda vabaturumajanduse pooldaja, et tema tahab ju elada siin, et meie ümber on suur linn ja kõrgetes linnamajades ja kindlasti ta lihtsalt käib puhkamas maal või? Jah, see on täitsa arusaadav ja ajalooliselt ka, miks linnad tekkisid, olid see, et siin juhtus asju. Et maal, oledki sa jääd ellu, aga linnas on kõik teised ka ja kui sa tahad olla innovatsiooni sees, siis sa tuled linna. See on ajalooliselt olnud niimoodi. Ja mina olen ka sündinud ja kasvanud Tallinnas. Aga internet muudab natukene seda. Et läbi interneti ma võin olla oma aias, ma võin olla rongis, ma võin olla ükskõik kus ja teha maailma tasandil asju. Ja tegelikult minu ütleme, et poole kohaga töö ongi täiesti globaalse tarkvara ehitamine. Ja ma teen seda oma aiast, oma toast, kust iganes ma soovin. Et sellepärast ajad on muutumises ja võib-olla see linnamudel ei ole enam ainukene viis, kuidas olla asjadega kursis ja kuidas teha suuri asju, et võib täitsa ollagi aias ja looduse sees, maanduses, loodusega kontaktis ja teha tänapäeva keerukaid asju ka, et võimalik ka niimoodi elada. Siin on mu lemmik tööriist, et see on mu telefon.
et sellega ma teen kõiki asju, mis mul vaja on, vastan meilidele, lähen äritarkvarasse, teen sellele ka YouTube'i videosid. Ma isegi kaalusin, et teeks telefonis podcasti, aga siis ma valisin ikkagist lihtsama lahenduse. Aga linnadest ikkagist sa ümber ja üle ei saa, et täna oled Tallinnas, siis ma nägin sind pühapäeval äkki Tallinnas, või oli see? Jah, tulid Balti jaamas vastu ja tulid siis Amsterdamis, et tulid teisest linnast ja käisid seal siis nautimas kas seda Amsterdami sügist või hoopis ennast harimas või hoopis, mulle meeldib selline mõte, et kui me räägime krüptost ka varsti, et paljude inimeste jaoks on krüpto üks suur sinna propaganda või asi, mis ajab neil ajud sassi ja nad saavad väga kurjaks. Aga see on, selleni jõuame, et krüpto ei ole ainult mingi raha panemise asi või investeerimise asi, et see on lihtsalt mingi üks funktsioon sellest, eks ju. Aga mis sa seal Amsterdamis tegid, et kanepit või? No eks seal Amsterdamis on palju pakkuda süüksi väga kirev ja äge linn on üks mu lemmikuid linnasid tegelikult. Aga seal oli Bitcoin Amsterdam söke konverents ja sel aastal ma kuidagi võtsin endale eesmärgiks, et ma tahan ise minna 2 konverentsile ja need mõlemad on tegelikult oktoobrikuus. Üks on mul siis veel ees, see on Šveitsis Luganos, on ka üks Bitcoini konverents nädala pärast. Aga Amsterdamis oli ka siis nagu konverents, see oli nagu viis, kuidas minna kuhugi kohale, sinna energiasse tunnetada, kus kohas umbes on siuke see siuke üldine kollektiivne energia, et millest räägitakse, mis on üle maailma innovatsioon erinevates valdkondades, saada siukest nagu pilt ette. Muidugi internetis saad ka seda kõike, aga koha peal on nagu teine olla. Et see on üks minu siuke selle aasta eesmärkidest oli nagu 2 konverentsil käia ja olla seal ja minna ka nagu ise oma nagu sõnumiga, et tuua ka veel midagi nagu mängu, et kas või näiteks see särk oli disainitud. Näita kaamerasse, et see tõuse korra püsti ja läine lähemale. Et see särk, vaatame, kas saab selle teksti ka, see muidugi ei ole võib-olla kõigile ei ütle midagi, aga mis see? Internet computer, et Eerik on väga palju rääkinud sellest ICP-st krüptovallas. Jah, see ongi see on juba ka oma, et jutt, et ma isegi peaaegu, et ei ütleks, et see on krüptovallas, et see on samuti uutel alustel tarkvara ehitamine ja minule see nagu see sobib, sest ma tulengi tarkvara maailmast ja ma lõpetasin tarkvara maailma erinevatel põhjustel, aga üks põhjus oli see, et ma jõudsin sinna, kus ma nägin seda süsteemi nagu täielikult ja siis ma nägin kulisside taha nii-öelda. Ja selle tõttu ma tegelikult, see oli üks põhjus, miks ma lõpetasin oma karjääri ära, et ma ei soovinud enam olla selle osaline. Aga siis samal ajal leidsin lahenduse, et ma isegi ei oodanud või ei otsinud seda lahendust, sest see tundus midagi, et seda ei saagi lahendada. Aga siis ma leidsin lahenduse. Ja siis internet computer on nagu üks täiesti uuel viisil tarkvara ehitamine ja see on ikkagi piisavalt uus, et ma olen seda, kuna ma Eestis olen ju tarkvaras nagu Eesti süsteemist tulnud, et siis ma olen seda üritanud rääkida sellest Eesti tarkvara inimestele, sealt ei ole väga kuhugi jõudnud. Akadeemia ringides mulle pandi lihtsalt blokk ette, nagu konkreetselt Facebookis ei lubatud postitada. Ja ehk siis nagu see on nagu päris raske nagu uutest asjadest tegelikult rääkida. Aga jah, see oli nagu minu süke ka nagu üks põhjus, miks minna, et üks on, et kuulata Bitcoinist, aga tegelikult aidata ka veel Bitcoini nagu arendusel edasi, et tehnoloogiliselt siis, et kuidas seda veelgi edasi viia nagu. Et ta vastaks oma väärtustele, sest jällegi, kui me räägime krüptost, et siis tegelikult me räägime uuest alussüsteemist, me räägime vabadusest, ühtsusest, avatusest, globaalsest koosloomest. Nii, ma segan vahel, et mida perset sa ajad, et selline talupoja mõistus, tavaline talupoeg hakkab küsima, eks ju. Räägi. See ongi see põhipõhjus, miks ma ise kuskil 3 aastat, kui ma olen sellest Eestis näiteks Bitcoinist rääkinud, et siis ma jõudsin sellesse kohta, kus minu jaoks kõige olulisem fraas on öelda, et Bitcoin on haridus. Ja ka tegelikult kodulehe ma olen selle jaoks teinud, et bitcoinonharidus.ee. Kui sa lähed sinna, siis sa näed, mis seal on, aga see point on nagu see, et kui me ütleme, et Bitcoin on mingi plokiahel, siis see võib kohe mingi ploki ette, mingi tehniline
teema on. Praegu mul tuligi plokk, et plokiahel pani mulle ploki peale. Täpselt, ja kui sa lähed sealt natukene veel edasi, et hakkad juba tehnilised, kusjuures niimoodi esimest korda mina avastasin Bitcoini, et minul on tehniline taust, ma läksingi tehniliselt sisse ja siis ma sain nagu enam-vähem aru, et okei, siin on mingid blokid ja bla, siuke tehnilisest poolest ma sain aru, aga ma sain sellest pointist aru, ma ei saanud olemusest aru. Siis mul läks 3 aastat aega, enne kui mu elu oli seal kohas, kus mul oli vaja tegelikult Bitcoini mõista ja siis see ei ole üldse tehniline, et Bitcoin on võib-olla väga lihtne teema tegelikult. Aga jah, et see liikumine on suurem ja see teema on suurem ja kokkuvõttes tegelikult Bitcoin on lahendus probleemile. Ja kui sa probleemi ei mõista, siis tegelikult see lahendus lihtsalt ei jõua sulle kohale. Siis sa näed, et mingisuguseid vigu seal ja vahet ei ole, tegelikult tuleks mõista probleemi ja siis me jõuamegi rahani üldse. Nii, las ma korra mõistata, mis see probleem on. Et mis ma olen aru saanud, et see Bitcoin on seotud täiesti selle Web3-ga. Ehk siis see web, mida me praegu kasutame, Web2, ehk siis on sotsiaalmeedia web. Ja siis veel mingid pankade lehed ja ehk siis web, kus me ei oma ise mitte midagi ja kus on võimalik tsensuurida kasutajaid või näiteks Google on väga kuulus asi, et guugeldame omale informatsiooni ja siis me saame sellise välja valitud tsenseeritud informatsiooni enamasti. Ja see on tavakasutaja. Ja mis omamine teeb seda, et näiteks, ma ei tea, näiteks paneme Facebooki oma pildi, siis Facebook omab seda ja igasugused platvormid, nemad omavad meie eest, meie intellektuaalset vara ja võivad seda teha, mida soovivad. Seda müüa, jagada, mis siis, et see on nagu juriidiliselt nii öelda keelatud, aga seda on juhtunud ja seda on tehtud. Või näiteks eelmine kuu mulle varastati pangakonto tühjaks ja kui ma pangaga võtsin ühendust ja rääkisin süsteeme, et kuidas see läks mul sealt kontolt ära, keegi võtnud sellist vastutust ja samas tekkis ka selline jõuetuse tunne, et ma ei oma sealt mitte midagi, ma ei oma seda pangast mingit osa, eks ju. Ja mis ma olen aru saanud, et Web3 põhineb sellele, et selle kasutajad omavad killukesi sellest ja see annab sellise teatud vastutuse kogu selle oma tegevuse eest, mida me viljeleme. Kas see nagu hakkab sinna lähedale jõudma? Kindlasti see puudutab neid olulisi kohti küll, et me räägimegi omandist, need on kõik nagu sa praegu vaatasidki siin killukesi ja sellepärast ongi Bitcoini haridus, et iga killuke on väärt omaette vestlust. Et räägime omandist näiteks, sellest päris kaua aega rääkida üldse, et mis on omand, mis ta on filosoofiliselt, mis ta on tänapäeva ühiskonnas, kas me omame näiteks oma kodu. No esiteks enamus kodud on panga laenuga ostetud, ehk siis pank omab seda, aga isegi kui meie omame seda, et kas me siis tegelikult omame ikka seda või siis on see omand registreeritud riigi infosüsteemis ja tegelikult sisuliselt ta võib ükskõik mida seal teha ja ülemaailmselt on erinevaid riike. Me oleme samas süsteemis, Eesti on pigem nagu parem süsteem, et siin meil ei ole nagu väga hullud ajad praegu, aga süsteem on igal pool nagu sama ja siis ongi see, et kas sa usaldad oma riiki või siis sa omad otse. Kas mul on vahel pank, läbi mille ma saadan raha sulle või ma saadan otse raha sulle? Et väga lihtne, kumb on efektiivsem? Et miks mul peab olema seda vahelüli, kes hoiab mu raha, kuigi ma võin lihtsalt hoida oma raha nagu virtuaalselt, ma võin ise seda hoida, mul ei ole vaja panka, kes hoiab raha. Ja kusjuures see on ka huvitav teema üldse, kuidas pangad hoiavad või siis ei hoia meie raha. Et sellest tegelikult isegi võiks nagu täna ka rääkida. Sa võid kohe avada seda, okay. Et kuidas need... No see on natuke võib-olla šokeeriv, šoki süüke info ja see ei ole ka selleks, et mingid paanikat külata. See pole hea või halb, see on lihtsalt kuidas asjad on ja nii kaua aega, kui me otsustame elada sellises süsteemis, nii kaua aega ta on. Et kui näiteks mina olen otsustanud, ma toetan seda praegu, sellepärast et pole praegu nii-öelda paralleelset süsteemi, mis nii hästi toetaks mind, kui praegune näiteks see pangandussüsteem. Et võin küll oma pangaga tülli minna, kui mul pangakonto tühjaks tehakse, aga see ei tähenda seda, et ma siis loobuksin kogu sellest süsteemist, ma ikka kasutan edasi, sest see on praegu kõige nagu ratsionaalsem ja mugavam. Mina olen sama usku, et on praktiline tegelikult elada pigem nagu kahes maailmas korraga, et selles vanas maailmas ja uues maailmas. Kui sa elad ainult vanas maailmas, siis tegelikult see on suur mull ja see võib mingil hetkel olla väga traumeeriv, aga olla ühe jalaga uues maailmas ka,
et see, siis sa saad natuke nagu aimu, et kuhu me liigume ja samas, me ei pea sõdima tegelikult olemasolevaga. Aga jah, see panga teema on see, et selle nimi tegelikult on, see ei ole mingi konspiratsiooniteooria, et selle nimi on osa reserviga majandus. Ja osa reserviga majandus on see, et pankadel on osaliselt, nende vara on osaliselt reservis. Nende vara all ma mõtlen sinu raha ja minu raha. Et kui meie paneme raha oma panka, et siis pank ei pea seda hoidma tegelikult seal, vaid ainult osaliselt peab hoidma. Ja nüüd võiks nagu erinevad viisida nagu mõelda, et võib-olla kui näiteks meil oleks mingi 90% osa reserviga majandust, et võib-olla see oleks isegi okei, et natukene investeeritakse kuidagi turvaliselt, võib-olla natukene saaks minagi oma osa, mis oleks aus, et kui pank minu rahaga investeerib, et ma saaks ka oma osa. Ja okei, võib-olla. Aga reaalsus on see, et meie osa reserv on praegu ülemaailmselt, see on keskpangad panevad selle paika, see on kuskil 0–10%. Nüüd jällegi, teeme hästi nagu lihtsaks selle, tähendab seda, et sa paned 1000 eurot panka ja siis pank jätab sinna umbes 0 eurot, kuni võib-olla 100 eurot. See on reaalselt see, mis tal on pangakontol ja üle nende investeerib selleks, et ise kasumit saada. Mitte, et sina kasumit saada, et ta ise kasumit saab. Ja sellepärast ongi nüüd see, et kui me nüüd kõik läheks, kõik ei pea isegi minema tegelikult, kui grupp inimesi läheks nagu raha nõudma, oma raha nõudma pangast, et siis on see, et kohe võib-olla üle seda raha üldse võtta. Sest meie raha tegelikult, kui nagu juriidiliselt võtta seda, siis tegelikult, kui sa paned raha panka, siis sa laenad oma raha pangale. See on juriidiliselt. Et tegelikult ei ole see enam sinu raha, vaid sa laenad pangale ja siis pangal on kohustus see sulle tagasi maksta. Aga kui me kõik läheme oma raha küsima pangat, et siis tal lihtsalt ei ole võimalik seda kohe anda. Kuni selline välja, et pangad tegelikult üldiselt elavadki pikka elu, kui nad paari tunniga või paari päevaga on pankrotis. Ja see on reaalsus, et see juhtubki üle maailma erinevates kohtades. Ja see on selline karm asi, mida tasuks ja mina ütlen seda positsioonist, kus mul on ka raha näiteks LHV pangas ja ma olen töötanud LHV pangas aga see on lihtsalt see viis, kuidas pangad töötavad ja kuidas kogu meie finantssüsteem tegelikult, mille peale on üles ehitatud, on fiat-süsteem, ehk krediidipõhine süsteem, ehk siis võlapõhine süsteem. Et kui meie kogu raha on võlgade peale üles ehitatud, siis ei ole väga jätkusuutlik. Oled sa teadlik, kas mõni valuuta või mis valuutad fiat-süsteemist niimoodi väljaspool on hetkel maailmas? Oled sa neist teadlik? Ütleme, et valuutadel, jällegi Bitcoini haridus on ju, et selleks, et mõista raha, siis selleks tuleks mõista minevikku või nagu hõlmata minevikku. Ja ütleme, et 5000 aastat võiks nagu lihtsalt nagu mõista, et rahal on olnud erinevad vorme. Et see esimene, see nii-öelda laenukiri on ka leitud Sumeeriast, et need Sumeeria, see kildkirjas või raidkirjas kirjutatud need tahvlites, et esimene kirjutatud inimmälestis, sest soravas tekstis ongi mingi võlanõue või et keegi oli toonud oma mingi nende kariloomade eest mingi varapanti ja saanud omale vastu münte, et seal Sumeerias juba võeti kasutusele esimesed kullast või metallist mündid. Jep. Ja kuld tegelikult ongi nagu siuke huvitav ütleme, et varaklass või ka sellest kullast tegelikult tahaks nagu natuke lähemalt rääkida, aga natuke veel hiljem, et kuld on käinud kogu raha ajaloo nagu kaasas. Ja kui sa nüüd küsidki, et mis näiteks riigivaluutad ei ole nagu võlapõhised, et siis valuuta, mis näiteks põhineb või on tagatud kullaga, oleks tegelikult suht okei. Aga nüüd jällegi, kui sa ütled, et see on tagatud kullaga, et kas sa siis mõtled, et see on tagatud 5% kullaga või 95% kullaga, et see on nagu vahe sees. Aga maailma tasandil tegelikult suur selline muutus toimus 1971, kui USA, kes on maailma reservvaluuta, ütles lahti kullaga nii-öelda seosest. Ja peale seda on lihtsalt see raha hulk hüppeliselt eksponentsiaalselt kasvanud. Sellega ongi ju see probleem, et näiteks 30 aastat tagasi ja Eesti kohta ma ei oska nii hästi kommenteerida, aga üleüldiselt Euroopas näiteks ja Skandinaavias, mis ma olen rohkem kursis. 30 aastat tagasi sai üks inimene pere ülal peetud, et on veel lapsed ja maja osta ja et elu oli selline hea, aga nüüd on vaja juba rohkem kui 2 töötavat inimest, et tegelikult uut maja osta põhimõtteliselt.
et need mees-naine töötavad ja siis võtavad pangalt laenu ja saavad omale maja ja siis ääri-veeri suudavad selle eest maksta. Et oleme jõudnud selle inflatsiooniga nagu sinna kohta või isegi ma ei ütleks, et see on enam inflatsioon, vaid see on mingi teine mõiste sellel. Ja ma ütleks nagu lisaks, et siia, et siin ongi erinevad nagu asjad nii-öelda mängus või nagu erinevad valdkonnad mängus, et üks ongi see rahasüsteem, aga teine on ka näiteks demograafia. Et kui rahvas vananeb ja sul on järjest rohkem inimesi pensionil, et siis järjest vähem inimesi toodavad väärtust ühiskonnale ja see enamus väärtus lähebki pensionisüsteemi. Ja kui enamus arenenud ühiskond ongi praegu seal, kus meil meeletu summa läheb pensionäride peale ja ka nagu meditsiinisektori peale ja siis ongi see, et siis sa ei saagi ülal pidada üksinda võib-olla ja osta maja, sest lihtsalt meil kogu, me oleme demograafiliselt ja tsükliliselt seal kohas, kus lihtsalt me ei ole nagu sellises õitseaes, me oleme tegelikult nagu põhimõtteliselt sügaval augus praegu. Ja augus olemine ei ole nagu ainult halb, sest augus olemise nagu eelis on see, et siin luuakse uued süsteemid ja uued lahendused ja siin tulevad õiged ja nagu autentsed taipamised, sest kui kõik on lill, siis sa ei otsi lahendusi, aga kui kõik on perses, siis on see, et meil on päriselt vaja lahendusi ja minu meelest me olemegi praegu seal kohas, kus on ikkagi päris kehv seis ja võib-olla läheb veelgi kehvemaks, aga me oleme seda ära kasutanud nagu praktiliselt ja pragmaatiliselt ja loonud uued lahendused ja tegelikult tulevik võib olla väga helge ka. Aga mis see raha siis on enda olemuselt? Et selline kohe väga keeruline ja raske küsimus. Võib-olla on väga lihtne hoopis, et raha on väärtuse loomisvahend või väärtuse vahetamisvahend. Aga kas ta enam on seda ja kas ta ajalooliselt, kuidas ta on olnud? Ma tooksin võib-olla mingisuguse nagu raamistiku, et eristada kahte asja. Ja võib-olla ütlen, et nagu suure tähega raha ja väikse tähega raha. Et kui me räägime nagu raha olemusest, et siis see on tõesti näiteks väärtuse vahendaja, väärtuse talletaja, ütleme, et näiteks väärtuse võimendaja, mis tähendab seda, et sa saad oma tegemisi võimendada rahaga, palgates abijõudu. Sa saad teha asju, mida sa üksinda ei saa teha. See võimaldab sul oma unikaalset asju teha. Kui mul ei ole raha, siis kui mina olen pagar ja sina oled katusepanija, siis, ja meil ei ole raha, et siis on mul üsna raske maksta saiades sinu katusetööd. Lihtsalt see ei tööta nagu. Aga raha on vahelüli, mis võimaldab mul olla nišis ja sul nišis. Et see on nagu raha point ja see on puhas. Et muidugi sa võid raha kuritaritada ja sa võid kasutada raha, et finantseerida sõdu. Aga see ei ole nagu raha probleem otseselt, nagu raha on tegelikult nagu väga vajalik inimkonna jaoks, et võimaldada meil oma unikaalsust kombata ja luua ja vahendada kõike seda. Nüüd teine asi on see väikse tähega raha. Et üks on nagu raha energeetika ja väikse tähega raha on lihtsalt mingi vorm. Ja neid vorme ongi olnud hästi palju, et siin tulebki nagu mängu, et on kasulik vaadata minevikku ja näha erinevaid sükse rahavorme. Ja siis kui sa vaatad seda nagu minevikku, siis sa jõuad lõpuks sinna, kus me praegu oleme, et mis on praegune rahavorm, nagu näiteks euro, et mõista, et mis on euro. Aga euro ei ole see suure tähega raha. Euro on väikse tähega raha, see on mingi praegune vorm siin ja praegu 200 aasta pärast. Ma ei usu, et eurot on olemas, võib-olla on, aga ma ei usu austades. Võib-olla isegi 20 aasta pärast pole enam eurot. Et me peame saama aru, et kui me räägime rahast, et siis me ei räägi nagu nii-öelda vormidest, vaid see on midagi suuremat ja ta läheb, rahal on ka nagu evolutsioon, oma areng, ja siis tulevadki uued rahavormid, mis on lihtsalt paremad. Ja Bitcoin on siis ka üks rahavorm. Euro näiteks nii-öelda eurost edasi minna, kuidas täiesti uut süsteemi üldse ehitada. Ja seda, kui vaadata 100 aastat seda, või vaatame näiteks 130 aastat Eestis käibel olevaid raha tähtesid, et hakkas tsaariaegsest rublast pihta, siis tuli Eesti mark mingi hetk isegi natukeks ajaks, siis Soome marke kasutati palju rublaga mingi hetk paralleelselt, siis tuli Eesti kroon ja siis tuli jällegi seda rubla, siis tuli jälle Eesti kroon ja nüüd oleme jõudnud euroni, et see on ka, et see ei ole täiesti täpne nii-öelda kirjeldus, mis ma praegu andsin, aga sellise lühikese perioodiga on siit juba väga mitu eri valuutat läbi käinud ja see on väga tõenäoline, et nad nüüd muutuvad tulevikus ja krüptorahadega
mis ma kuulen hästi palju, et see on hästi nämmutatud teema ja tegelikult pole mõtet praegu isegi minna sinna, et seda kaitsma või et on need inimesed, kes nii-öelda tegelevad ainult investeerimise eesmärkidel ja osad tahavad rikastuda, kõik tahavad rikastuda, kes, mitte kõik, enamus tahavad rikastuda, kes sinna seda raha investeerivad. Aga siis on Eeriku-sugused, kes kasutavad seda nagu süsteemi ehitamiseks. Ma arvan, et see on äkki mingi 10% inimestest, kes nagu kasutavad krüptorahasid, et ehitada nagu seda süsteemi või ehitada sellist nii-öelda teistsugust maailma majandust. Aga sellega on ka seotud need riikide poolt välja antavad uued virtuaalrahad, mida tahetakse teha, et näiteks kui võtab pangaautomaadist tahad eurosid välja võtta, siis seal tuleb see märge, et mingis ma ei tea, kas 2000 või 3000 eurot, siis hakkab pank juba raha vahelt võtma. Et ei taheta enam sularaha nii väga käibele anda. Et kuidas siis see nagu võimuvõitlus hakkab pihta. Et kui on need nii-öelda autonoomsed inimestele omandit ja vabadust andvad virtuaal- või krüptorahad ja siis on nii-öelda riigivalitsuste poolt välja antavad virtuaalrahad, mis tahavad hakata looma hoopis nii-öelda seda sotsiaalset süsteemi, et nagu Hiinas on sotsiaalkrediit, et just lugesin ühte uudistartiklit, et Hiina piiras õpetajatel reisimisvõimalusi, koolide, ülikoolide, et nad ei läheks nii-öelda välismaa propagandat õppima ja nad peavad saama taotlema luba, kui nad tahavad reisida Hiinast välja ja kui nad on ilma luba taotlemata reisinud ja ka varasemalt, kui nad on reisinud ja nad ei ole sellest andnud teada oma sellele nii-öelda keskjuhtkonnale, siis nende sotsiaalkrediiti vähendatakse, võidakse koduaresti määrata ja see sotsiaalne krediit on ju tihti seotud selle virtuaalrahaga, mida tahetakse siis välja anda. Et mis värk on? Jah, siin ongi kõik nagu oleneb ja kõik keskpanga digivaluutad see on nagu mingi määr on ju, et võib-olla nagu see Hiina süsteem on võib-olla ühe ekstreemumi tipp ja võib-olla näiteks Euroopas äkki, ehk me nii ekstreemumisse lähe, aga samal ajal ma tunnen küll, et siin on kindlasti üks oluline nüanss on eristada need kahte asja, et kui me räägime keskpanga digivaluutast, siis mõne jaoks tundub see väga, et see on ka ju digitaalne raha, Bitcoin on ka digitaalne raha, nagu samad. Tegelikult ei ole sama, et keskpanga digivaluuta on olemasoleva süsteemi täiendus. Ja kus juures, kui ma vaatan seda puhtalt kuidagi süsteemselt peale, et siis tegelikult see ei ole üldse halb täiendus, sest olemasolev süsteemis, seal on palju auke ja tegelikult kui me teeme ühtse süsteemi, siis see on tehniliselt, võib-olla ka nagu energeetiliselt ta on efektiivsem. Et selles mõttes nii-öelda puhtalt nagu ühelt poolt vaadatuna on see tegelikult parem süsteem nagu digivaluutana. Muidugi sa võid ja seda ilmselgelt tehaksegi, sa võid panna siin igast kriteeriumid peale ja eelkõige võib-olla isegi kui päris sotsiaal nagu sotsiaalpunktide või nagu sellesse süsteemi mitte minna, et siis mis vähemalt, kuidas seda saab ära kasutada on näiteks raha saatmises. Et tuleb jälle mingi pandeemia ja rahvas on vihane ja siis kuidas sa saad seda viha neutraliseerida on see, et sa natuke annad raha. Et seda koroona ajal ka nagu tehti näiteks, et USAs kõigile saadeti vist mingi $1200 nagu tšekina. Aga seda on tegelikult üsna kehv nagu teha, tšekina saata raha, et hulga lihtsam läks panna plõpp ja kõigil on nüüd kontol 1000 eurot rohkem. Päris hea. Et ma arvan, et nagu selleks kasutatakse ka seda nagu raha, või seda uut süsteemi, et lihtsalt lihtsustada kiiret kohanemist, raha saatmist. Aga jah, see on veelgi tsentraalsem, et meil enam ei ole nagu pankade, nagu raha ei käi läbi nagu panga, vaid raha käib eelkõige läbi keskpanga ja pangad peavad sellega tegelikult kohanema, et pangad võib-olla lähevadki rohkem mingite kindlate toodete peale, investeerimis, mingi fondid ja kõik siuksed, aga see võib-olla raha enam ei hoia pangas. Ja ma arvan, et see võib eriti kiireneda tegelikult siis, kui me paari aasta jooksul sel 10. nagu Euroopas, USAs, igal pool tuleb keskpanga digivaluuta välja. Ma arvan, et see on see koht, kus hakkavad pangad ka õhku lendama, sest tegelikult see on ainult aja küsimus, aga see on ideaalne võimalus tegelikult, kuidas pank lendab õhku. Ma ütlen seda muidugi, nii muuseas on ju, siin taga on nagu palju mõtlemist vaja ja nagu seedimist, et see on päriselt võimalik ja see juhtubki.
mitte ainult teooriana, aga tegelikult lendavadki pangad erinevad kohtades nagu õhku päevade pealt põhimõtteliselt. Nüüd sa hirmutad kuulajad, et appi, nüüd on tulemas maailma lõpp ja ma ei saa enam süüa osta poest ja oota, pood ei tööta, okei, mis nüüd saab ja et tulevad sellised võib-olla asjad ülesse kohe. Ma olen täiesti nõus, jah. See ongi nagu see, et mõnes mõttes ma ei taha nagu hirmutada, samas olekski nagu vaja teadlikkust siiski, sest see sama teema, minu jaoks Bitcoin ei olnud esimene paradigma muutus. Et mis aitab võib-olla see, et hakata nägema erinevates valdkondades seda muutust. Et mina üldse nii-öelda avasin oma silmad läbi toidumaailma. Et seal ma nagu nägin esimest korda süsteemi ja siis üldse uut moodi lähenemist. Ja siis sama asi psühholoogias, filosoofias ja siis näiteks finantsiliselt sama. Et see võib-olla natuke aitab nagu kuidagi meditsiinis üleüldiselt näiteks. Et see on samamoodi šokk, kui sa näiteks esimest korda näed meditsiinist läbi. See on reaalne šokk, aga šokk on kasvu osa, nii et see võib olla hirmutav, kui sinu praegune maailmamudel kokku kukub, aga siis natukene, siis on hea, et kui sul on tugivõrgustik ja on igasugused erinevad majakad, nagu kas sina on ja et inimesed näevad, et Simo on sellest tegelikult ka rääkinud päris kaua aega, et et äkki ma ikkagi saan nagu tulen sellega toime. Aga igasugused nagu toiduteemad, julgeolek, üldse küberrünnakud näiteks nagu meie veesüsteem linnades. Tegelikult ainult ühe küberrünnaku taga on see, et Tallinna vesi võtta maha või näiteks kaugküte võtta maha jaanuaris. Et see on nagu hirmu mõte, aga see on nagu sellest nagu ta peegeldab praegust süsteemi, et see on oht. Ja loodetavasti seda juhtugi, äkki me siin 10 aasta jooksul liigume uute süsteemide peale, kus ei saa seda juhtuda. Aga see võib juhtuda. Ja see üle maailma, sellepärast tasubki olla ka maailma tasandil nagu kursis, et tegelikult see ei ole lihtsalt teooria, vaid nagu me saamegi näha, kuidas see juhtub. Et see ei ole teooria. Lihtsalt Eestis see peavool on alati, peavool räägib Ukraina sõjast, peavool räägib pandeemiast, millest veel, kui peavool, siis ta räägib näiteks poliitikute nagu sõjast, sõnelustest. Ja kui mõnel päeval peavoolus ei ole negatiivsed, siis me näiteks räägime spordist. Ja see on nagu peavool. Aga me ei räägi nagu sügavusest, süsteemidest, seda peavoolus nagu ei ole. Aga see ongi nagu siis need erinevate uute majakate nagu ülesanne, nagu, et vaadata natuke kaugemale. Aga mis siis lahendused on näiteks? Et kas mul tuleks siis hakata kohe paaniliselt krüptovaluutat koguma või omale kulda, hõbedat kokku osta nii-öelda füüsilisel kujul? Et mis su nägemus on, et see on täiesti nii-öelda arvestatav protsess, et üks hetk need süsteemid muutuvad mõne aasta jooksul, et nad varisevad kokku. Aga mis nendeks ettevalmistumisprotsess oleks? Jah, eks see hästi oleneb inimesest ja kus ta on. Mis on tema nagu võimekus, kui palju tal on üldse aega näiteks. Et minu jaoks, kui ma üldse midagi nagu soovitaks inimestele, et siis on leida aega enda jaoks. Sest paaniliselt ei tasu üldse midagi teha, sest paaniliselt, eriti kui sa paaniliselt näiteks Bitcoini ostad, siis võib juhtuda see, et nädalaga näiteks Bitcoin kukub 25% ja seda vabalt võimalik nagu teha. Ja siis sa paaniliselt müüd ja kokku, et sa oled kehvemas seisus, kus sa alguses olid. Jällegi Bitcoini naridus. Ehk siis nagu võtta pigem just nagu aega, mitte paaniliselt, aga saada ka aru, et mul on vaja aega endasse investeerida. Et tänapäeval jällegi see selline peavoolu või ühiskonna meelestatus on see, et me hindame, et kui inimene käib ülikoolis ära, et siis see nagu, eriti vanemas generatsioonis on see nagu sees, et kui lapsed lähevad ikka ülikooli, et siis on nagu hea, et siis on temaga korras. See paradigma minu meelest on muutumas, et ülikoolid, ma ei ütle ülikoolide vastu midagi, ma olen ise ka ülikoolis käinud, aga minu jaoks pigem ülikooli on enam plaan A ja teiseks ülikooli kõrval et tekitada see nagu raamistik, et mida ma mõtlen, et leia aega enda jaoks, on see, et pane sama palju aega endasse, kui inimesed panevad näiteks ülikooli. Ja see paneb nagu, et ma ei räägi siin mingi tund aega mingisugusest raamatu lugemisest, aga ma räägin nagu iga päev sellest, et sa õpid ja mida iganes ja koged ja suhtled ja sa paned sinna aega sisse. Ja see, kui ma nagu ütlen, et süsteemid kukuvad kokku, siis ma tegelikult viitan sellele, et süsteemid kukuvad praegu kokku. Et ma ei räägi,
et tulevikus on suured kokkukukkumised. Ma räägin, et meil on juba ammu juba käimas see protsess. Ja tulengi sinna tagasi ka, et mis me enne rääkisime sellest, et kuidas nüüd on vaja 2 inimest, et omale maja osta ja sellised tohutud nii-öelda hinnatõusud, inflatsioonid, et sinna tuleb mitu eri terminit jälle. Et me juba oleme nägemas seda, kuidas nii paljud asjad siin ühiskonnas ei toimi. Et viimaste aastate sündmused on viinud meid järjest lähemale. Et ka see suur pandeemia, mis oli, et sellele ma ka ei anna hinnanguid, kas ta oli hea või halb, aga tema taga toimusid ka rahalised nii-öelda muudatused ja otsused, mida siis nii-öelda kinnitati ja vormistati ja mis plaanid tehti juba veel varem ja seda on toodud järjest siia ajajoonde, et mõni vaatab, et me elame, kui me oleksime näiteks 80-ndatel, siis me vaataksime, et me elame juba mingil määral sellises düstoopilises ühiskonnas, kus inimesed on nii-öelda raha poolt kontrolli alla võetud ja teatud vabadused on, aga teatud vabadus on hoopis see majanduslik nii-öelda surumine, mis annab meile teatud võimaluse, kuhu me saame minna ja siis saame rääkida sellest, et aga siis ole see, et võta vastutus, hakka oma elu ise ehitama ja nii edasi. Aga kui näiteks kuulata, mida paljud ettevõtjad, kes on need praegu nii-öelda palju mammonat kokku ajanud või rahaliselt väga edukad, et nemad ütlevad, et nemad praegusel ajal ei suudaks ehitada sellist ettevõtet ülesse, sellepärast et need süsteemid, mis on ümber, need ei toeta. Me oleme viinud selle oma ühiskonna sellisele pingepunktile ja oleme selle nagu sees juba, selle varisemise, aga see on suur süsteem, ehk siis varisemine võtab aega. Et me vaatame, kõik toimib normaalselt ja mõnikord võib juhtuda ka nii, et see varisemine on väga valutu ja me käime selle läbi, nagu käib ja siis sunnib nagu selline uus asi ja kõik on väga loomulik. Vahepeal oli raske, et praegu ma arvan, et väga paljudel eestlastel on raske just vaadates nii-öelda hinnatõusu ja palkade nii-öelda mitte järgi jõudmist. Eesti on nii-öelda eesrindlik inflatsioonis, mis ei ole tabel, kus me tahaks olla ees. Et see on karmsüke tõsiasi. Jah, et võib-olla me olemegi juba selles kõige hullemates punktides omadega. Ja siis sealt tuleb edasi, et aga mis see tulevane looming on, et kuidas need süsteemid hakkavad meid toetama. Näiteks millalgi aasta või 2 tagasi, et ma siin panen ajaga natuke pange, aga Argentiinas tulid sellised, hakkas see Argentiina valuuta nii-öelda inflateerima ja ka USA dollarit taheti seal kas ära keelata sellega asjade ostmist ja siis inimesed hakkasid kiiruga ostma omale krüptorahasid, et Bitcoini ja teine väärtuslik asi on füüsiline kuld või hõbe, mille eest saab niimoodi vahetada. Ja siis need, kes jõudsid osta omale krüptorahasid, neil oli võimalik kas riigist välja reisida või teha oma sellist kauplemist ja transaktsioone edasi. Aga need, kes jäid selle raha kokku langemise lõksu, et nemad lihtsalt pidid järgima seda riigi poolt ette antud kava. Et ma arvan, et see on oluline punkt, et kui me lähme kaasa ilusti selle kokku langemisega, siis me järgime seda riigi kava. Aga kui meil on mingit sorti vara, omandit teisel kujul, siis me ei pea järgima seda riigi plaani või kava, või me saame enda selliseid autonoomseid otsuseid teha ja saame nii-öelda läbi rääkida nii-öelda kas oma riigiga või siis Euroopa ühendriigiga või millega iganes. Sellist huvitavat asja ka kuulasin üks päev selle Boris Johnsoniga intervjuud, et endine Suurbritannia peaminister ja tema rääkis sellest Brexitist ja ütles, et põhiasi, et ma ei saanud mitte kunagi aru, miks Brexit oluline oli või miks nad tahtsid seda teha. Aga siis ta ütles selle väga lihtsalt ära, et Brexiti mõte oli see, et see Inglismaa või Suurbritannia riigina saaks ise otsustada oma seaduste ja selle legislatiivi üle, mitte jälgida Euroopa nii-öelda
ettekirjutisi. Ta oleks nagu riigil oma selline otsustusõigus. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, siis ma sain aru, et näiteks Eesti riigil, väiksel riigil nagu polegi nii väga sellist enda otsustusõigust. Aga mingisugune õigus jällegist on, nagu see rahaga rääkisime, et Eestis on see kõige suurem see inflatsioon ja et mingisugune riigi majandus ikkagi toimub, ehk siis need väikestes riikides ja läbi selle saab riik ikkagi neid inimesi juhtida sinna, kus ta ise tahab. Et kus selline hetkel, ma ei tea, kas see on valitud või mitte, aga hetkel võimul olev nii-öelda valitsus juhib. Ja see on nende poolt suur vastutus, et see on nagu täitsa teine teema, et kas need valitsused võiksid, kas nad on nagu meile nii-öelda kasulikud need valitsused riikidel või mitte. Ja ma usun, et ka järgneva 10 aasta jooksul hakkab selline valitsemisviis suuresti muutuma. Et kohe varsti on tulemas tegelikult Eestis üks selline kursus või minu meelest oli Tallinna Ülikoolis, et sotsiokraatia, kas oli algõpe või et see on selline valitsemisvorm, et kus kogu selle nii-öelda kohortsiumi või kogu selle grupi konsensust on vaja. Et kas ollakse nõus või kas see otsus on piisavalt turvaline, et me võime praegu seda või eid, vaid kogu selle grupi nõusolek või siis otsustamatus. Et kui ei otsusta ja ollakse nõus, et siis võib nagu edasi liikuda. Aga kui on ei, kas või üks ei, siis see otsus pole piisavalt hea, et nagu edasi minna. Ja tuleb seda formuleerida ja defineerida paremaks. Ma usun, et üks hetk me jõuame sinna, aga selle jaoks on vaja, ma arvan, et inimestel vaadatagi läbi selle nii-öelda majandusliku prisma, läbi raha ja valuuta endale otsa ja näha enda seda pimedat tööd, et julgeda proovida teistsuguseid valitsemisvorme üleüldse. Jah, täiesti nõus, sa puudutasid palju sükest nagu olulist ja ma kõigepealt nagu ütleks nagu sükse nagu kõrvalmõte on see, et ja see võib-olla paljudele ei ole nagu üldse kuidagi loogiline, aga ma ütlen seda ikkagi, et me oleme, ja paljudele on see jällegi väga loogiline, on see, et me elame praegu sükses nagu tagurpidi maailmas, kus ühelt poolt võiks nagu vaadata, et me oleme täiesti arengu tipus. See on ulme, kui kaugele me oleme läinud ja kui hea mõnes mõttes nagu on. See on nagu ühelt poolt. Ja teiselt poolt me oleme suure pimeduse ajastul. Ja mõlemad on siin. Ja see on hästi huvitav, et mõlemad, et me ei ole nagu lihtsalt täiesti nii-öelda keskaja kuskil pimeduses on ju, aga me oleme pimeduses. Ja kõik need süsteemid, mis esmapilgul tunduvad väga edukad, need on tegelikult samuti pimeduses. Et see on nagu pimeduse teema. Ja minu jaoks, minu süke, ütleme, et usk, lootus, minu kogu süke reaalsuse vaade on see, et iga pimeduse seest saab tulla valgus. Ja sellepärast mina juba ammu enam näiteks ei võitle riigiga, sest tegelikult riik või riigisüsteem ei ole süüdi. Riik teeb lihtsalt oma asja ja kokkuvõttes sealt seest tuleb nii-öelda oodata ja tuleb aidata, et sealt seest tuleks see valgus. Eesti on mõnes mõttes nii kaugel sellest, sest see on uskumatu, kuidas ükski poliitik ei ole veel reaalselt nagu rahulikult rääkinud Bitcoinist, et seda teemat ei eksisteerigi. See on väga huvitav, et meil on 101 inimest nagu Riigikogus ja seda teemat ei eksisteeri. Vähemalt avalikult. Et mõnes mõttes me oleme hästi kaugel sellest. Aga riigiga ei ole vaja võidelda. Ja Bitcoin näiteks, mis on nüüd täiesti uus alussüsteem, mis tegelikult mõjutab kõike kaasaatud riike, see on kokkuvõttes riigi huvides. Aga nüüd lihtsalt mitte selle riigi huvides, mis meil praegu on, vaid kohanenud riigi huvides. Ja kokkuvõttes riigi huvides, mis päriselt siis teenib ka tervikut, et ta teenib kodanikke, mitte siis teenib mingisuguseid poliitikuid. Praegu meie riik teenib eelkõige poliitikute arvamuse ja me küll ise valime need poliitikud, aga nad ei teeni tegelikult rahvast, et nad lihtsalt üks poliitik arvab ühtemoodi ja teine teistmoodi. Ja uus riik, ma olen selles mõttes täiesti nõus sinuga, et meil tekivad uut tüüpi riigid ja eelkõige õhemad riigid, kus tehakse vähem asju riigi tasandil ja kus riik on pigem selline nagu platvorm, mis pakub sulle mingit infrat, aga kus ei tehta väga palju nagu otsuseid, vaid otsused tulevad pigem rohujuure tasandilt ja sul ongi erinevad organisatsioonid, sul on rohkem autonoomsust piirkonniti, nii individuaalselt kui ka siis nagu piirkonniti. Ise vaatan näiteks Türi aspektist. Türi võiks olla nagu
suur majakas, suur nagu niisuguse vabaduse etalon ja olla eeskuju, aga Türi vaatab pigem Järvamaa poole, Järvamaa vaatab Eesti poole, Eesti vaatab Euroopa poole ja kas üldse Euroopagi tegelikult on see viimane tipp või on see pigem nagu kuskil NATO ja kuskil mingisugune USA nagu süvariik on ju, et kõik vaatavad ülespoole ja keegi tegelikult ei vaata sisse. Et ja Bitcoin võimaldab selle, et kui sa võtad raha, haagid süsteemist lahti, me võime seda vaadata nii, et nagu vanasti eraldati riik ja kirik. Enne nad olid koos, aga ise eraldati nad. Mõlemad jäid, aga mõlemad pidid kohanema. Ja nüüd on see, et eraldame raha riigist. Ja see on märgiline muutus, aga see ei tähenda, et riik peab surema, et riik on mingi, nüüd me peame riigi vastu, et tegelikult ei, et teeme koostööd ja saame aru, et ei, riik jääb, aga lihtsalt ta kohaneb, ta muutub ja ta läheb selliseks, kus kõik tegelikult võidavad. Nüüd kui konkreetsest näiteks üks teema veel nagu õhku visata on see, et mina unistan avatud maksusüsteemist ja maksusüsteemist, kus mul on päriselt valik. Ma olen nii vastu praegu selle maksusüsteemile, et ma ei tea, kuhu see kõik teema nagu viib, aga ma lihtsalt boikoteerin seda teemat üha rohkem, sest mina hästi ei soovi finantseerida näiteks sõdu ja üldse palju asju tegelikult, mida maksusüsteem teeb ja sa isegi ei tea, mida ta teeb, et sina paned musta kasti oma raha ja siis ta kuhugi läheb, siis tõstetatakse veel makse, et jälle julgeolekut nagu suurendada, aga näiteks mina näiteks ei soovi niimoodi oma julgeolekut suurendada, aga kas mul on valik? Ei ole. Kas ma siis pean riigist ära kolima või? Kas see on tõesti lahendus siis või? Et minu arust pigem lahendus on see, et kes tahab, pooldab ühte asja, siis tema suunab oma maksuraha sinna, mina suunan oma maksuraha mujale ja ei ole nii, et kõigilt võtame 55% raha ära ja siis see läheb kuhugi musta kasti ja tehakse sellega, mis tahes on. Et see on nii-öelda suletud süsteem, aga uus tarkvara on avatud süsteem. Ja see ei tähenda, et kõik sinu transaktsioonid on nagu kõigile nähtavad, et see isegi ei pea tingimata seda tähendama, aga see tähendab seda, et sul on valik. Ja mina hea meelega maksaks makse, kui ma saan ise valida ja suunata, et okei, see minu jaoks väärtuslik, see minu jaoks väärtuslik. Kindlasti see toob teatud kaost ja see vajab aastakümneid, võib-olla aastasadu isegi, et see stabiilseks läheks. Aga see tähendab seda, et inimesel on valik ja kokkuvõttes teadlikkus saabki alles siis tulla, kui sul on valik. Et vabadus ja vastutus, nad käivad käsi käes. Kui sul ei ole vabadust, siis sul pole vastutust ja tulemus on see, et nagu keegi ei vastuta mille käest. Siis ongi nii nagu praegu on. Ja mu naine rääkis mulle kas üleeile või niimoodi, et ta ütles, ta ei saa aru, et ta on nagu ema, et kahe lapse ema ja nii palju peab nagu rügama, peab tööd tegema, siis lapsi kasvatama ja et see tuli üldse ühel messil teemaks, kui me esinesime seal ja siis ta ütles, et võiks olla emamaks, siis ma hakkasin edasi mõtlema selle peale, et vau, et see oleks ju päris tore, et kui oleks nagu vaba maksusüsteem, aga oleks nagu kohustuslik maks, et emamaks, et mis see Eesti riigi nagu üks probleem on, et negatiivne iive, et just oli mingi uudiste artikkel, et meil on kõige vähem sünde sel aastal tulemas üldse. No loomulikult, kui inimestel on nagu elu väga raskeks aetud ja siis ma hakkasin mõtlema, kui oleks nagu mingi osa sellest kogu kohustuslikest maksudest läheks ema palga loomiseks. Et naine, kes on sünnitanud, saab elu lõpuni palka ja see võiks olla kas 3-kordne miinimum või niimoodi, et tal on hea olla. Ja siis ta saab lapsi kasvatada ja samas, kui ta tahab, siis ta saab ka tegeleda ettevõtlusega, et teine sõna on ka ettevõtlusel ka looming, eks ju, et see ettevõtlik mina, et inimene, kes võtab midagi ette, võtab mingi ägeda projekti ette, et iseenesest see ongi ettevõtlus. Et hakkasin selle peale mõtlema ja tundus nii loogiline, et selline maks nagu nii innustaks noori peresid või noori naisi, et võiks saada lapsi, riigi iive tõuseks ja võib-olla kaoks ka teatud kannatus ära, eks ju. Et paljud lapsed kannatavad sellepärast, et peredel on väga raske, et on vaesust ja siis on vanemad tülitsevad omavahel, et mingi statistika oli, et mingi 90% lahku minekutest tuleb nendel majanduslikel põhjustel. Et see on nagu tõsiselt kohutav ja jube statistika. Aga kui vanemad nagu ei pea muretsema, et las mehed nagu rõgavad, las mehed olla need tropid, kes teevad nagu igast asju oma kehaga ja panevad ja teevad nii-öelda tööd. Et tööd saab ka mitut moodi teha, et ärme sellesse teemast enam mine. See on omaette saade. Aga et just selline nii-öelda emadus oleks hoitud positsioon. Et see on nagu, et igaüks tuleb emast.
see võiks olla võiks olla nagu religioon ju mõnes mõttes. Et ta peab olema religioon, et me läheme kummardame mingit suurt ema kuju, vaid me kõik hindame seda, et me tuleme. Kus me tuleme, põlvneme ja siis me saame aru ka, kuhu me lähme. Et kui me ei hinda seda, kus me tuleme, põlvneme, siis me ei tea ju, kus me lähme ja siis juhtuvadki igasugused tasakaalust väljas olevad asjad siin maailmas. Et sellise mõtteni jõudsin. Aga ma kusjuures võib-olla nagu natuke lisan, et neutraliseerida natuke ühte kohta või peemendada, et ema rolli muidugi võimendada. Ma ise olen ka isa ja olen seda teekonda läbinud juba rasedusaeg olla naise kõrval ja sünnitus ja kõik see emadus, isadusroll, vanemlusroll, et see pühadust on võib-olla seal natuke nagu puudu. Aga mis ma nagu selle kohustusliku emamaksu osas ütleks, on see, et see on jällegi see koht, kus üks poliitik tuleb ja ütleb, et näed, teeme sükse maksu ja see on süke igavene mäng, kus tuleb järgmine poliitik, kes ütleb, et nüüd teeme nii ja siis kõik teised peavad nii tegema. Aga äkki on mingi täiesti uus lahendus, kus me ei pea enam ütlema ülevalt, et teeme nii, vaid me anname vabaduse inimesele ja mis maksud, sest kohalik tasand võib-olla hoopis finantseerib ja sul ongi põhimõtteliselt nagu oma küla või oma maakonna räägid ära, et näed, teeme meie nagu süke emamaksu nagu. Mitte nii, et riik ütleb, et pum, kõik teevad. Et see on see top-down versus nagu bottom-up, et kuidas toetada seda, et me saame katsetada ja proovida just nagu rohujuure tasandilt. Ja teine muidugi see, et emamaks võib-olla tulekski nagu mehelt. Et jällegi, mõne jaoks on see võib-olla nagu tagasiliikumine, sest tänapäeval kusjuures eile just rääkisin Kertuga sellest, et kuidas tänapäeval ongi, et see kõik peavad olema võrdsed ja naised ja mehed peavad olema võrdsed, mis tähendab seda, et naised peavad tegema samu töid, mis mehed ja saama sama palju palka. Versus see, et tegelikult võib-olla naised võiksid olla vabad ja hoopis muud elu elada ja üks on see, et mida sa kodus saad teha, aga kuidas saad panustada suhtele, kogukonna tasandil, teha mingeid loomeprojekte, samal ajal, kui siis mees võib teha klassikalist tööd, aga siis finantseerib naist, vanemlust, et mõne jaoks on see võib-olla ajast tagasiliikumine, aga minu jaoks see peegeldab üha rohkem sellist koostööd ja pere, kui see, et naine ja mees peavad mõlemad olema 9-5 tööl, mis on juba nii twisted mudel niikuinii, aga et siis veel mõlemad seda teevad, ja palju sul siis üldse aega jääb üle enda jaoks või suhte jaoks, et siis käid kohtingul, et võib-olla on jällegi, see teine variant on see, et mees peab naist üleval ja finantsiliselt ja mitte, et see oleks kuidagi siis nagu alavääristav, vaid see oleks hoopis ülevääristav, nagu see on ülivõrdes, et naine ei pea tööl käima, naine teeb muid asju, muud väärtusi, ta ei pea kuskil pangas tööd tegema, et see on ka nagu erinevad lähendused, erinevad variandid, aga just eelkõige, et kuidas rohujuure tasandilt aidata see nagu liikumis ja vabadust ja siis tuleb ka vastutus ja nagu see on jätkusuutlik ja me nagu kriisidele ka reageerib kiiremini, kui inimesed päriselt ise kogu aeg mõtlevad ja on teadlikud. Jah, vabadus, vastutus käivad käsi käes. Et nüüd sa puudutasid nii head teemat, et täna sellesse ei lasku, et meil on vaja siin veel Web3 puudutada, et meil saab varsti see aeg läbi. Puudutame korra selle Web3 ära ja siis saab saate aeg läbi. No Web3 viitab esiteks muidugi see Web3 on ju, 3 viitab kolmandal ajastule, et meil on Web1 oli üks ajastu nii-öelda, Web2 on teine ajastu, Web3 on siis kolmas ajastu. Aga iga ajastu sees on erinevad tsüklid, et kui tuleb üks ajastu, siis alguses tuleb igast innovatsiooni, igast eksperimente ja siis enamus eksperimendid surevad. Nii kui looduses tegelikult, et kui sul on mingi suur plahvatus on ju, kõik on hästi palju, siis kõik eksperimenteerivad, kõik elavad, aga tegelikult enamus ei ole nagu suures pildis jätkusuutlikud, enamus tegelikult hääbuvad ära ja siis võitjad jäävad alles. Täpselt samamoodi ka internet-ajastus. Et Web1, Web2, Web3. Kui sa Web2 tõid välja ühelt poolt sotsiaalmeedia, täiesti nõus, see iseloomustab väga hästi Web2, aga teiselt poolt on big tech nii-öelda pilvearhitektuur. Nagu tehniliselt poolt on see, et kus tarkvara tegelikult on siis nii-öelda tsentraalsetes pilve nagu nii-öelda suurtes korporatsioonide pilvesüsteemis ja see ongi see, et kui sa ehitad oma tarkvara, siis tegelikult see korporatsioon omab su tarkvara, sinu kasutajaandmed on seal ja nüüd on huvitav on see,
et me oleme tegelikult jõudnud sinna, kus isegi nende korporatsioonide huvi pole enam varsti, ma arvan, et me jõuame järjest lähemal sinna, kus tegelikult nemad isegi ei taha su andmeid hoida, sest kuigi nad saavad sealt natukene teenida, siis see on lihtsalt nii suur turvarisk, isegi Google'ile, et igasugune järgmine turvarünnak võib isegi Google'i maha võtta. Et mingil hetkel on lihtsalt see, et ka Google ja Amazon näevad ja Apple näevad, et liigume osaliselt plokiahela peale, mis tähendab seda, et sa enam ei pea ise kontrollima, ise kaitsma, vaid see on plokiahelal nii-öelda avatud süsteemis. Ja siis Web 3 siis viitabki nüüd uuele ajastule jälle. Ja siin on mõned olulised asjad, et esiteks, mis on selle uue ajastu printsiibid, mis üldse tõi selle nii-öelda liikumise. Et see on nagu oluline, et saada aru, et see on vabaduse tehnoloogia, see on avatud tehnoloogia, et me näeme seda, siin ei ole kulisse, see on siin, kõik saavad seda koodi näha, kes tunneb seda koodi, isegi kui sa ei tunne koodi, siis sa vähemalt saad näha, et okei, et see on reaalselt avatud süsteem, me ehitame seda koos, need on sellised printsiibid. Aga jällegi Web 3-ga tuli ülipalju eksperimente. Ja nüüd see ongi, kus ei tasu liialt kiirustades või paaniliselt otsuseid teha, sest minu hinnangul me oleme jätkuvalt veel, me oleme kohas, kus ühelt poolt näiteks Bitcoin on juba nagu ikka väga küps, aga krüptosektor ise ei ole üldse küps. Mis tähendab seda, et krüptosektoris on mõned tehnoloogiad, mis on täiesti geniaalsed. Näiteks see on ju minu nii-öelda tarkvara vaatest, et see on terviklik lahendus. Aga siis on tuhandeid projekte, mis lahendavad seda niši ja seda niši ja seda niši ja kas nad kõik jäävad? Ma arvan, et enamus ei jää. Et me ei ole veel jõudnud sinna, kus ongi võitjad jäävad ja see on uus nii-öelda internet, vaid meil on hästi palju, kõik räägivad, et minul on uus innovatsioon, kõik nad räägivad seda. Aga kui sa sisse lähed, siis sa näed, et seal on 50% tegelikult valetamist ja 50% sükest spekulatsiooni ja siis tegelikult siis nagu reaalselt lahendust mingis nišis. Et ongi, et esiteks me räägime väärtuse põhisest liikumisest, me räägime interneti arengust, evolutsioonist, me räägime sellest, et see on fundamentaalselt, reaalselt väga hea, aga seal võib olla palju kaost sees. Ja siis teha mingisugused valikuid on päris keeruline, et nagu kuhu investeerida, peaaegu et võimatu nõu anda, kui aus olla. Sest mis on sinu jaoks üldse oluline, sellepärast minu jaoks on ka see, et investeerimine ei ole minu jaoks raha kasvatamine, vaid investeerimine on väärtuste põhine. Kuidas ma loon väärtust ja raha siis tuleb seal nii-öelda tagajärg, kui sa päriselt lood väärtust, siis raha on tagajärg. Aga kui sa mõtled ainult sellele, et kuidas kasvatada raha, siis sa oledki selles kuskil teemas kinni, jälgid mingeid numbreid ja sa ei keskendu päris asjadele nii-öelda. Ja kas või nendesse tavalistesse aktsiatesse investeerides, et ma olen väga vastuolulist taktikat kasutanud või seda, mis sa just ütlesid, et mis mulle on väärtused, et üksikaktsiad, et mis ettevõtted köidavad ja mis mind toetavad. Et näiteks mul on praegu seljas Patagonia särk, aga see ei ole nagu nii-öelda IPO-ks läinud või et ei ole aktsiad turule läinud oma ettevõttena. See on näiteks mingi ettevõte, millesse mina nii-öelda väärtuspõhiselt investeeriksin, ostaksin osa sellest, et toetada seda ettevõtet oma elus. Et mitte sellepärast, et ma nüüd ostan seda, et mingi raha kasvaks niimoodi, vaid et ma tahan omada mingit jupikesi ettevõtetest, mis on minu väärtustega ühilduvad ja et nad kasvaksid läbi selle. Ja näiteks tänapäeva eksperdid väga tihti seda nagu ei arvesta ja siis tsiteeritaksegi näiteks Warren Buffettit, kes loomulikult on nagu oma ala nagu spetsialist, oma süsteemis on nagu ta legend, aga väga suure osa oma väärtusest või nagu oma varast on ta saanud näiteks Coca-Colaga. Ja see minu meelest ilmestab väga hästi, et sa investeerid sellesse, kui hea äri see on finantsiliselt. Ja ta räägib sellest Coca-Colast nagu selleks parim investeering, aga mitte väärtusepõhiselt. Mitte sellepärast, et see nagu me lihtsalt loome globaalselt mingisuguse suhkurjooken ja see ei loo tegelikult väärtust. Aga see ärimudel on nii hea. Ja see ongi see, mis ma arvan, et on selline nagu vana maailm. Et uus maailm on see, et mina investeerin Bitcoini, kuna see on uus alussüsteem tulevikule. See on minu lastele, see on 7 põlvkonnale. See on nagu kaugele tulevikku. Ja see võib olla väga hea investeering ka. Ma ei eira seda. Aga ma ei tee seda sellepärast.
et nagu ma ei tee asju raha pärast, või ma teen väärtuse pärast ja siis raha, see on aus lihtsalt, et raha on aus ja kui sa lood väärtust, siis ta tuleb sinuni, see on nagu lihtsalt aus, raha lihtsalt peegeldab seda. See on väga oluline mõte, et sellepärast ka ütlesin, et meil on külas krüptokuningas, et sa näed seda raha paigutamist või ka investeerimist täitsa teisest kohast, eks ju, väärtuse loomine ja mis on see päris väärtused, et need süsteemid, mida me mõistame, et krüpto neid süsteeme tihti inimesed ei mõista, eks ju, et selle jaoks on ka sul need lehed, et mis on Bitcoin haridus ja Bitcoin on haridus, jah. Bitcoin on haridus ja mis sul veel on neid lehti, et ma panen kõik need siia alla kirja ka, et saad vaadata. No ma ütleks, et see on kõige nagu teemakohasem, et ma olen isegi enda jaoks, ma olen pidanud tegema mitmeid lehekülgi, aga selle teema raamistikus see on nagu hea koht, mis võiks natuke avada nagu silmi, et vaadata natuke kaugemale kui see graafika, mis peavoolus võib-olla vahepeal käib või mingisugune, et võtab liiga palju energiat või niisugused nagu pinnapealsed mõtted, et natuke minna sügavamale, lasta seda teemat endasse. Ja mul tuleb nagu kohe selle nagu sellise lahendusena, selle kogu vestluse lahendusena see, et mul oleks väga hea meel, kui mõni kuulaja kutsuks sind kusagile konverentsile kõnelema ja just väärtuspõhisest investeerimisest. Et see võtab väga hästi kokku sellise nii-öelda ka Bitcoini hariduse ja investeerimishariduse. Aga esimene asi ongi, et kõigepealt on need hirmud nagu ära kaotada ja teha selgeks, mis asi see süsteem on ja võtta ära see nii-öelda üldlevinud ahnus või rikastumise soov. Et rikastumine on hea asi, aga mis alustel nagu see Warren Buffetti näide, et nüüd ma sain teada sellise asja Warren Buffetti kohta, ma tähen uurin ka seda, et kinnitada, eks ju. Et siis see paneb mulle täitsa teise perspektiivi, et keegi investor räägib mulle, et Warren Buffett, siis ma ütlen, ole vait, ära räägi mulle inimesest, kes investeerib kurjusesse, nagu, et see on nagu suur vahe. Sa võid olla väga edukas selles mõttes, aga siin ongi see, et mida sa tegelikult lõid ja kusjuures väärtuse põhine investeering, see ei pruugi alati sulle tegelikult rahaliselt kohe nagu kaasa tuua, et kui sa tahad raha kasvatada, siis mõnikord on sul 10 valikut, mis võib-olla kasvatavad raha, aga siis üks, mis on päris väärtus, aga see on lihtsalt 20 aastat nagu läheb aega. Et see on nagu see on keeruline teema ja siin ongi inimesed on erinevad, situatsioonid on erinevad, aga lihtsalt enese mõttes nagu, et kuhu sa paned oma energia, mida sa toetad, et siis kas ongi kas sa toetad lihtsalt seda, et oleks suurem number või sa toetad midagi nagu päris väärtust ja päris edasiminekut. Aga tõesti, see on hea ja ma tänan sind selle soovituse ja üleskutse eest, et hea meelega räägiks teistest kohtades ka. Ja suured tänud, et tulid saatesse, et kõigile kuulajatele, et kuulake seda saadet veel uuesti ja mõelge nende mõtete üle, sest siin on väga palju olulisi mõtteid, mis suudavad muuta sinu kui ka minu tegelikkust ja mõistmist aru saama sellest, mis on oluline, mis on tähtis. Et siin on tulnud teemaks, et pere on oluline ja tervik eluviis, terve elu suhtumine ja tegelikult ka siis terve suhtumine rahasse, et raha mõistmine aitab meid ka tema loomisel kaasa ja oma raha suunamine nendesse kohtadesse, mis loovad just seda maailma, nagu meie soovime. Et eriti kui sa oled ettevõtja, sul käivad sellised suuremad summad läbi, et kellega sa koostööd teed, kuhu sa suunad oma kapitali, mida sa finantseerid. Et näiteks oma ettevõttes ma panin sellise aluse, et 3% nii-öelda tulust, et see on praegu selline alustustees. Ma otsustasin seda selle aasta alguses, et 3% aastase tulust läheb Eesti ökokogukondade ühendusele annetusena. Ja loomulikult on ka pikem perspektiiv, et järgneva 10 aasta jooksul, aga ma ei tea, kuidas see rahasüsteem areneb või muutub, on plaan hakata finantseerima ja looma ökokülasid, et inimesed saaksid ehitada omale külasid ja see pole see, et ma tahaksin ise saada mingit otsest kasu, et te nüüd maksate mulle midagi tagasi, et saite omale küla, vaid pigem mina saan kasu, et elukeskkond läheb paremaks, et see on minu investeering keskkonda. Et suured tänud vaatamast ja aitäh, Eerik! Aitäh!